Ausus on väärtus, mida peaaegu kõik hindavad, vähemalt teoorias. Me kiidame ausaid inimesi, peame siirust vooruseks ja tunneme rahulolu, kui meiega jagatakse tõde. Aga mis juhtub siis, kui ausus on suunatud otse meie poole? Mis siis, kui keegi ütleb meile midagi, mida me kuulda ei soovi? Tegelikkus on see, et aususega kaasneb ebamugavus. Ausad sõnad võivad lõigata sügavamalt kui vale, sest tõde paljastab meid. See võib tuua nähtavale meie nõrkused, vead või kohad, kus meil on arenguruumi. Ja kuigi me kõik tahame, et meid mõistetakse ja hinnatakse, võib aus tagasiside tekitada kaitsepositsiooni. Näiteks kujutage ette olukorda, kus kolleeg annab ausat tagasisidet sinu töö kohta. Kui see tagasiside pole sugugi positiivne, on esimene reaktsioon sageli kaitsev. Aga ma andsin endast ju parima või kuidas ta julgeb mulle seda öelda? Kuid kui hetkeks peatuda ja kaaluda öeldut objektiivselt, võib selguda, et selles peitub väärtuslik õppetund. Me kipume nägema ausust pigem teiste inimeste probleemina kui enda arenguvõimalusena. Miks? Sest ausus sunnib meid peeglisse vaatama. See peegel aga ei näita ainult meie parimaid külgi, vaid ka varjupoolt. Inimesed, kes on valmis meile tõtt ütlema, võivad tunduda ebamugavad kaaslased, kuid tegelikult on nad hindamatud, sest nad aitavad meil kasvada. Samuti ei saa unustada, et aususega kaasneb ka vastutus. Kui soovime, et inimesed oleksid meiega ausad, peame ka ise olema valmis sama pakkuma. See ei tähenda, et peaksime muutuma kriitiliseks või ütlema asju hoolimatult. Siirus ja empaatia peavad käima käsikäes. Ausust ilma hoolivuseta on lihtne segi ajada karmuse või isegi kurjusena. Siin peitubki aususe paradoks. Me kõik vajame seda, kuid ainult siis, kui see on mugav ja vastuvõetav. Tõeline ausus nõuab aga julgust nii öelda kui ka kuulata. See on väärtus, mis ei tee elu lihtsamaks, kuid teeb selle paremaks. Ausus ehitab usaldust, sest kui keegi on sinuga alati aus, tead, et võid teda usaldada ka keerulistes olukordades. Lõppkokkuvõttest sõltub aususe väärtustamine sellest, kui hästi me suudame seda nii anda kui ka vastu võtta. Kui õpime nägema ausust mitte rünnakuna, vaid kingitusena, muutume tugevamaks, eneseteadlikumaks ja lõpuks ka paremaks versiooniks iseendast. Niisiis, järgmine kord, kui keegi on sinuga aus, küsi endalt, kas ma kuulan või kaitsen. Ehk peitub selles tõde, mis võib sind edasi viia. Aitäh ja peatse kuulmiseni!